teen mina siis samasugust, nagu mul see valge on, punast. Liniku moodustab alguses 7 motiivi. See on keskmine motiiv. Keskmine motiiv koosneb 1, 2, 3, 4, 5, 6 reast. Küljemotiivid, mis siia ümber tulevad, sinna tuleb teha 1 rida vähem, see on siis 5 rida. See tupsudega rida või see pikoodega rida, mis siin on, seda esialgu ei jeegelda motiivi külge, see tuleb teha pärast siis, kui motiivide kinnitamine on. Seda ma jeegeldan Novita jeegellõngast, jeegelniidist, 50 grammi on dokis ja 330 meetrit siis. Soovituslik nõela suurus on 1,25 kuni 1,5. Mina teen jeegelnõelaga number 1,5. Alustan ma seda jeegeldamist nii, et teen 12 ahelsilmust, 12 ahelsilmust, valed prillid, kaheteistkümnest ahelsilmusest ringi. Kõige lihtsam osa on need motiivide, need 7 motiivi jeegeldamine, see läheb kõige kiiremini. Pärast läheb asi aeglasemaks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja panen ringi kinni aassilmusega. Nii. Aassilmusega. Nii. Nüüd järgmises reas see saba, mis mulle siia jäi, selle ma jeegeldan kohe sisse esimese ringiga ja lõikan ära, et ta ei hakkaks mind segama. Nii, ja nüüd teen igasse ahelsilma teen ühekordse samba ja iga samba vahele 3 ahelsilmust. Nii et mul tuleb 12 sammast. 1, 2, 3, 1 samba osa, 1, 2, 3, see on siis pealt kaare osa. Nii, järgmine ühekordne sammas kohe järgmisesse silma. Ühekordne sammas, nüüd 3 ahelsilma ja ühekordne sammas järgmisesse. Kus ta siia kinni jäi siis? 12. sammas. 1, 2, 3 ja siit kolmandas 1, 2, 3. Kinni.
sellega on esimene ring tehtud. Ilusti, kenasti. Ma lõikan selle sava, mis ma siia kinnitasin või siis seegeldasin. Selle sava lõikame hopsti ära. Nii, nüüd tuleb seegeldada järgmine ring. Järgmisel ringil on vaja teha igasse ahelsilmuste kaarde on vaja teha 3 sammast. Nüüd mina teen 2-kordsed sambad. Et see on siis tegelikult üks vahe koosneb 4 sambast. Ja et sassi ei lähe, siis ma leidsin endale süsteemi alati, et see posti, mis on samba peal, mis tuleb samba peale, see on paaritu arv ja siin lõpeb siin ahelsilmaste kaares see 3. on paarisarv ja alati 4-ga jagu arv. Siis on 2-kordsed sambad, siis on 1, 2, 3. Esimene on 4 ahelsilmust. Ja siis on 1, 2, 3 ja 4. Esimene kaar on tehtud. Oot, valesti lugesin. 4. See on esimene 4. 5. tuleb siia samba otsa. See hakkab järgmine kaar. 5. Jälle läks 1-kordseks. Tavaliselt ma teen 1-kordsetega. 6, 7, 8, 9 tuleb posti otsa. On tehtud, siis peab siin olema 48 2-kordset sammast. Ja viimase samba siis ühendan siia esimese posti 1, 2, 3. silma. Nii. Niiviisi. Nüüd on see ilusti ring koos. Järgmine rida koosneb sammastest jälle ja ahelsilmadest. See on 4 2-kordset sammast. 2, 3 ja 4. 4 2-kordset sammast. Siia vahele teen 3 ahelsilmust ja uuesti 4 2-kordset sammast. Siia tuleb 12 4 sammaste gruppi. Ja iga grupi vahel on 3
ahelsilmust. Niiviisi tehtud. Järgmine ring on siis sedasi, et igasse sellesse ahelsilmuste kaarde tuleb teha 1, 2, 3 kahekordset silmust, vahele 3 aassilmust ja siis jälle 3 kahekordset silmust. Siia postide grupi vahele tuleb 2 ahelsilmast. Nii et seda tegema hakata, siis tuleb seda lõnga natukene siin edasi toimetada sinna vahesse. Midagi võiks ka nii teha ju. Teemegi nii. Teeme natuke teistmoodi. Kui viimane post on tehtud siin 4, siis teeme siia vahele ühekordse samba sedasi, siis tõmbab siia keskele ja ei ole vaja lõnga edasi toimetada. Ja siis tuleb siia 1, 2, 4, 1, 2. Nii, see on esimene. Me siia tegime esimene 3 samba, 3 kahekordset sammast. Nüüd siia, kus on see sammaste grupp, siia teen 2 ahelsilmust. Nüüd ahelsilmuste kaarde teen 3 kahekordset sammast. Kolm kahekordset sammast. Nüüd siia teen 3 ahelsilma ja jälle 3 kahekordset sammast. See on nagu selline tuleb. Nüüd siia teen 2 ahelsilma ja jälle 3 kahekordset sammast. Sammaste grupi vahele 3 ahelsilma ja jälle 3 kahekordset sammast. Ja 2 ahelsilma. Ja niimoodi siis saab seda toimetatud ringi lõpuni. Nii, nüüd on siis see ring ka tehtud. Viimane on siis siin sai see 3, siia sai tehtud 3 kahekordset sammast, nüüd tuleb teha veel vastu talle siia veel 3 kahekordset sammast siia sisse. 1, 2 ja 3
ja siia vahele siis 3 ahelsilmuse asemel üks ühekordne sammas. Nii, superluks. Nii, ja tehtud ta ongi. Nii, järgmine rida tuleb selliselt, et samamoodi täpselt igasse ahelsilma kaarde 3 sammast, 3 ahelsilma vahele, aga siia, kus me ennem tegime 2 ahelsilma, siia nende vahesse, selle posti otsa, siia tuleb ka kõik 3 ahelsilmaga, kõik on 3 ahelsilma. Üks, 2, 3. Ja siis nii 2 ja 3 sammast. Nüüd eelmisel ringil tuli siia 2 ahelsilma. Nüüd tuleb 2, 3 ahelsilma. 3 sammast. Täpselt sama, mis eelmine ring oli. Kolm kahekordset sammast ja 3 ahelsilma ja samasse kaarde 3 kahekordset sammast . Nii. Selle reaga lõpevad ära need külje motiivid. Siis võib selle lõpetada niimoodi, et 1, 2, 3 ja siia kinni panna. Keskmisele motiivile on vaja teha üks rida juurde. See pikoodega rida vaja juurde teha. Siis ma teen, siis teeme siia vahele, kuna see üks rida tuleb juurde. Siis teen jälle ühekordse samba siia vahele. Tuleb see niimoodi keskel. Nii, ja see on siis põhimõte on sama, natukene on teisiti. 1, 2, 3, 4. Esimest sammast asendab siis see. Nüüd tuleb teine sammas. Selle teise
samba otsa. teen mina pikoo. Selleks heegeldan 1, 2, 3 ahelsilmust ja kinnissilmustega heegeldan tagasi 1, 2 kinnissilmust ja 3. kinnitan siia samba külge. Tõmban lihtsalt läbi, et siis tal ei teki vahet. See ikkagi sammaste grupp, tal ei peaks vahet olema, mingi vahe siia jääb, aga see kaob pärast ära. Nii, siukene nuplukas tuleb. Nii, nüüd siia vahele heegeldan ma 3 ahelsilma ja kinnitan poolsambaga. Ei, kinnissilmusega panen, ma ei tee poolsambaid siia vahele. Nii, kinnissilmusega ja jälle 1, 2, 3 ahelsilma. Siia ahelsilma aasa, mis siin oli, siia teen 1 post, tähendab 2-kordne sammas, teine 2-kordne sammas, teise keskmise samba otsa teen pikoo 1, 2, 3 ja siit siis teise silma kinnissilmus 1 ja 3. kinnissilmus 2 ja 3. siis tõmban siit postist läbi kinni lihtsalt ja 3. sammas vahele, teen 3 ahelsilma, uuesti esimene sammas. Nii, nüüd tuleb teine sammas, ikka 2-kordsed kogu aeg. Nii, nüüd selle teisele sambale siis teen pikoo 1, 2, 3 ahelsilma, siit heegeln ennast teise. Üks kinnissilmus, teine kinnissilmus ja 3. tõmban ta siit postid külge ja 3. sammas. Nii. No nii, nüüd on mul valmis heegeldatud 6 küljemotiivi ja 1 keskmotiiv. Ja nüüd tuleb siis nad siia külge panna. 5, 6, niimoodi. Ühendamine siis on siin, nagu ma siin tegin, sammast ja keskmise samba otsa tegin pikoo, aga ühendamine toimub siis 2 õhksilmuste auku, mis on selle kohaga, siis ühendan nad omavahel. Hakkame siis siit pihta kuskilt. Nii, 1, 2, 3,
4 kahekordsed sambad olid need, mis sai tehtud. Sambad. Keskmisele sambale tuli pikoo otsa teha. See oli 1, 2, 3 õhksilmust. Siis tegin ühe tagasi kinnissilmuse, teise kinnissilmuse sama õhksilmaga tagasi reha peal ja kolmanda siis panin siia sambaposti külge kinni. Nii. Ja nüüd siis tuleb kolmas. Kahekordne. Tegin ühekordse. Ei, kahekordse. Nii. Nüüd sellest siia eegeldan ühe ahelsilmuse, võtan selle keskmise motiivi, panen ja teen siia külge kinnissilmusega, eegeldan ta siia külge kinni. Nii, kinnissilmus ja üks ahelsilmus ja sujuvalt nüüd teine, see jääb siis nagu selle 3, mis ma siia tegin, 3 eegeldasin 3 ahelsilmust, see on siis nüüd selle 3 ahelsilmuse asemel, jah. Ja nüüd teen järgmiste sammaste grupi, järgmised 3 kahekordset sammast. Siin tahab see viimane silmus alati nii suureks minna, et ma seda kogu aeg pingutan. Nii, järgmine kahekordne sammas. Siia tuleb siis 1, 2, 3 ahelsilmust ja tagasi 2 kinnissilmusega. Ja kolmandas ma panin ta siia külge, lihtsalt tõmban kinnitan niimoodi aassilmusega. Ja kolmas sammas kahekordne. Nii. Nüüd järgmiseks oli siis, teen 3 ahelsilma, kinnissilmus siia vahele ja jälle 3 ahelsilma. Nii. Sammas kahekordne, teine kahekordne sammas, pikoo siia otsa, 3 ahelsilmust, 2 kinnissilmusega tagasi ja kolmas siia otsa ja kolmas sammas. Nii, kolmas sammas. Nüüd teen ühe ahelsilmuse. Järgmiseks võtan siit selle sama keskkoha. Teen siia kinnissilmuse ja ühe ahelsilmuse. Nii. Üks motiiv on keskmise motiivi külge siis nüüd kinni pandud. Nüüd tuleb teha siis, ma teen kahekordne sammas, teine kahekordne sammas, pikoo ja järgmine pikoo
kinnissilmus ja nüüd tõmban kinni, 1, 2, 3. Vaatasin täna, kui kaua ma jeegeldasin ühte küljemotiivi. 34 minutit. Seda on hea arvestada, kui niimoodi aega võtta, et kui asju müügiks teha. Mitu tundi teed ja selle järgi siis kujuneb hind, mis see tunni hinne on ja nii, nüüd on kinnitatud, nüüd kummalegi poole tuleb veel 2 pikooga sammast rida. Praegu rohkem mingit kinnitamist ei ole. 3 ahel. Siia teen 3 ahelsilmust, kinnitan nagu ennem siia vahesse, ahelsilmade gruppi kinnissilmusega. Nüüd teen 3 ahelsilmust, siia ahelsilmuste vahesse teen 6 kahekordset sammast. Nii, jälle 3 ahelsilmust, kinnitan siia vahesse, 3 ahelsilmust, 6 kahekordset sammast, ja niimoodi 6 korda. 6 korda tuleb seda teha. Nii, mul on nüüd tehtud siia 6 kahekordsete ahelsilmaste gruppi. Nii. Nüüd sellele esimesena, mille ma siia kinni panin, teen ma siia need 2 lihtsalt jälle. Kahekordne sammas. Nagu teisel poolgi oli külje peal. Kahekordne sammas, nupp otsa, 3 ahelsilmust. Kolm ahelsilmust. Panen siia kinni. Kolm ahelsilmust ja tõmban siia esimese posti 4. silmase külge kinni.
nii, sellega on see on nüüd kinni. kahekord. ikka pean ennast kogu aeg kontrollima, et ma ühekordseid ei teeks. nii. otsade sõlmimist on pärast küll nii, et tapab, aga peetmist, aga siis on. nii. nüüd järgmine. õiget pidi läheks. mitte parem. nii. see tuleb siia. kolm sammaste gruppi, 6 sammaste gruppi. siin oli 3 ahelsilmust kinnitus, 3 ahelsilmust ja nüüd siis tuleb ta panna kinni selle külge ja selle külge. kuna ma hakkasin alt keskelt tegema, siis esimesed kinnitused tulevad siia, kui ma seda teen, jah. siin oli siin. nii, aga selleks siis tuleb teha üks kahekordne sammas, teine kahekordne sammas, siia otsa tuleb see pikk koomudi asi, üks tagasi ja teine tagasi ja siia kinni. nii, ja kolmas sammas. nüüd oli üks ahelsilmus. nüüd võtan siit, mis see teine oli siin, teise selle panen siia külge kinni, kinnissilmusega. nii, ja teen ühe ahelsilmuse. tegin ühe ahelsilmuse ja nüüd tuleb siia siis järgmine kolmene sammaste grupp. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kolmas kahekordne sammas. nüüd tuleb 3 ahelsilmust, siia vahesse nad kinni, järgmine 3 ahelsilmust, kahekordne sammas, see tuleb siia kinni panna. järgmine, mis on selle vaba viimane ja selle siia kinni.
kinnissilmasega lihtsalt. võib-olla see ei ole õige, aga mina teen nii, üks ahelsilmus. Nii. Siis on vaja mul siis siin on järgmine ahelsilmuste vahe. Siia kinni. Üks ahelsilmus ja kolmene ahelsilmuste grupp koos selle nupuga. Üks on vaja sel korral veel kinnitada. Ahelsilmus. Nii. See on järgmine siis. Ja üks ahelsilmus ja 3 sammast keskmisele nupp. Nii, selleks korraks on kinnitused tehtud. Nüüd tuleb eegeldan veel 2 nupuga sammaste gruppi, 3 ja 3. Ja siis siia jääb veel 3 6 sammaste gruppi teha. Siis on selle motiiviga selleks korraks asi ühel pool. Nii, nüüd on siis tehtud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 tükki on kinni pandud ja keskelt ma hakkasin tegema sellepärast, et siis on mul kuskile pärast otsi kinnitada. Muidugi palju kavalam oleks teha niimoodi, et nii nagu selle ühe külje selle valmis eegeldad, siis kohe siia külge, siis ei teki neid lõngaotsi nii palju. Aga mind need lõngaotsad ausalt öeldes ei sega see toppimine. Muidugi tüütu on, aga pole hullu. Nii, ja siia kinni. Ja muidugi üks lõngaots on jälle juures. Siis oleks, kui kohe külge panna, siis jääb siit üks ots ära. Kõik on võimalik. Nii. Kõik motiivid on omavahel ühendatud ilusti, nii nagu peab. Siis hakkan tegema ääri. Äärtes on põhiliselt ainult sambad. Nii, see on siis
siin all oli ääres tehtud 6 kahekordset sammast. Nüüd siis teen igasse tehtud 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igasse sambasse siis tegin 2 uut sammast ja siia tuleb teha mul 8 ahelsilmust, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Nii, ja uuesti jälle kahekordsed sambad igasse sellesse. See tähendab, terve ring on sambad ja iga motiivi ühenduskohas siin keskel, siia tuleb 8 ahelsilmust. Nii, nüüd on mul tehtud siis see rida, kus ma tegin igasse eelnevasse 6 kahekordsesse sambasse tegin 2 uut. Nii et ühes sambagrupis on 12 sammast ja siin vahel 8 ahelsilmust. Nii. Nüüd järgmine rida tuleb teha igasse sambasse 1 sammas, kuid siin vahekohas, siis motiivide ühenduskohas, kus oli tehtud 8 ahelsilmust, sinna tuleb nüüd selle ringiga 6 ahelsilmust ja siit jätame 2 silmust heegeldamata. Kummastki otsast siis siitpoolt ja siitpoolt ühe motiivi äärest tuleb jätta 2 silmust heegeldamata. Siis 2 vedasin lõnga edasi 2 silmuse jagu. Ja siia siis teen 1, 2, 3, 4, see on esimene sammas. No ei saa tegema hakatud. Kaks, 3, 4, 5, 6, et siis kaks sammast, ahelsilm, 2 sammast, ahelsilm, 2 sammast, kahekordset ikka, ahelsilm ja teen 2 sammast, üks ahelsilm, 2 sammast,
ilusti jäi 2 sammust. vaatame, 2, 4, 6, 8 jah. 2 samba võrra kahandan siis. Siia vahele teen 3 ahelsilma. Siit loen 2 sammast edasi, 1, 2 ja 3. alustan. 1, 2 ja ahelsilm. Ja nii edasi. Ja järgmine ring täpselt samamoodi. Iga samba peale 1 sammas, vahele 2 samba vahele 1 ahelsilm ja siia vahele ikka 3. Niimoodi selles taktis on vaja teha siis 2 ringi. Niiviisi, nüüd mul on siis tehtud 2 rida. Niimoodi, et siin vahekohas on 3 ahelsilma ja edasi on 2 kahekordset sammast, 1 ahelsilm, 2 sammast, 1 ahelsilm. Järgmine rida on ikka selline, et siia vahekohta jääb 3 ahelsilmust, aga siin, kus ennem oli 1 ahelsilmust, tuleb 2 ahelsilmust ja iga motiivi, võib öelda, et motiivi sammastel alguses siin ja lõpus jääb 2 sammast vähemaks. Kokku, kuna siin on praegu on siin tehtud 2 sammast ja 1 ahelsilm, siis tegelikult jääb siin nagu 3 silma vähemaks, sest ma kaotan ära 2 sammast ja selle ahelsilmaga siit vahelt. Siis tuleb vedada see lõng siit edasi. 1, 2 ja siia. Nii et 2 sammast ja ahelsilm jäävad siia. Esimese samba asemel on 4 ahelsilma. Siis kahekordne sammas. Nüüd tuleb 2 ahelsilma ja jälle 2 kahekordset sammast. Sammast. Kuna nüüd jääb kogu aeg sambaid vähemaks, siis ühe ringi heegeldamine võtab selle võrra ka vähem aega.
nii, ja nüüd tuleb siis see viimane ring. See ring koosneb kahekordsetest sammastest, nagu ma siin teinud olen. Ja keskele tuleb üks nupukene või pikoo, kuidas nimetada. Ja selle keskkoha tegemiseks siin on erinevad võimalused. Võib siia vahele ka selle pikoo teha, mina ei tee. Võib jätta siit, nagu eelmised ringid olid, et ei heegelda kahte viimast sammast ja seda ahelsilmust siia teha endiselt kolm ahelsilmust siia vahele. Aga mina valisin selle tee, et ma siit vahelt heegeldan nad kokku, ei tee siia pikood ega midagi ja nii ta ongi. Aga see heegeldamine siis see on siis, et teen igasse eelnevasse kahekordsesse sambasse teen ühe samba ja vahele teen ühe ahelsilmuse, siis veel 3 ahelsilmust, kokku siis 4 ahelsilmust ja heegeldan tagasi 2 kinnissilmust ja viimast aasa pean hoidma tugevamalt, muidu ta tahab mul suureks venida. 1 kinnissilmus tagasi, teine kinnissilmus tagasi ja 1 ahelsilmus. Nii, ja nüüd tuleb 2 kahekordset sammast. Üks ja 2 ahelsilmus, see teeb siis kokku 4 ahelsilmust, 1, 2, 3, 4. Nüüd võtan siit 1, see ja 1 jätab vahele, 1 kinnissilmus. Ai, nad ei pingutanud, jäigi siukene suur. 1 kinnissilmus. Ja järgmises ahelsilmuses järgmine kinnissilmus. Ja 1 ahelsilmus. Ja kohe 2 kahekordset sammast. 1 ja 2. Nii, on valmis heegeldatud. Nüüd tuleb see, ühesõnaga mina teen nii, mina pesen ta ära. Pesen ta ära kõigepealt. Ma panen talle natukene, sulatan, kumas vees sulatan selatiini näpuotsaga. Näpuotsaga panen vette, panen selatiini nagu rohkem, et ta vormi hoiaks. Ma ei taha, et ta kõvaks läheb. Aga ma ei taha, et ta täitsa ludri ka on. Nii, selatiini kuuma vette. Ja siis pesen nii kaua pesen.